Nii, see on siis kiirülevaade kirurgimaskide ja respiraatorite kasutamisest. Alustan siis kirurgimaskidest, need müüakse siis kas suures 50 maskilises karbis, kus on nad siis üksteise otsas virnas, või siis väikestes kogustes 1, 3 või 5 kaupa niimoodi kirjasse pakituna. Kõik maskid enam-vähem on sarnased, ühelt poolt alati tumedamad ja teiselt poolt heledamad. Nii. Kui ei ole just tegemist praagiga, siis tumedam pool on alati see pool, mis jääb välja poole ja heledam pool on see, mis jääb vastu nägu. See on rusika reegel. Teine reegel on ka see, et kui nad on karbis, siis on see tumedam pool alati pealpool. Kui võtate, siis see pealmine pool, see värvilisem pool jääb alati välja poole ja heledam poole vastu nägu. Et see sama hele sinine siin, mul on üks välja võetud juba, nagu te näete, see on siis värvilisem pool ja siis see teine pool on praktiliselt valge. Kui nüüd peaks olema mingisugune põhjusel mingi praak, mis praktiliselt ma ei usu, et te kunagi kohtute sellise olukorraga, aga teil on vaja lisakinnitus selle kohta, et teil on mask õiget pidi, siis on ka üks võimalus jälgida selle maski peal olevat traati, mis on siis selleks, et seda maski siis vastu nina korralikult suruda, et hoiaks seda nina kuju, et õhk ei pääseks maski vahelt läbi, et see traat jääb alati siia välja poole. Ja kui te nüüd katsute seda pinda nii seestpoolt kui ka väljapoolt, siis väljapoolt on traati hästi tunda, kui ta on niisugune kühp kohe, et mõningate maskide puhul on seda traati kohe veel eriti hästi siit kohe näha silmaga. Näete seda traati, see on natuke heledam, see valge, see traat on siit näha, see jääb sinna välja poole siis. Et teil on juba vähemalt 2 võimalust, kuidas siis veenduda, et see mask, ja loomulikult jääb see traadiga osa siis ülesse poole, eks ju, et sinna nina peale, eks ju, mitte siia lõua poole, eks ju. Nii, ja maski panemine käib siis niimoodi, et enne kui hakkate üldse maskiga karbist välja võtma või pakendist, siis pesete käed ära sooja vee ja seebiga või teil on alati taskus pudelikene desinfitseerimisvahendiga, et kui teil ei ole kuskil väljas võimalik käsi pesta, siis saate ka sellega käed ära desinfitseerida. Maski panemine väga lihtne, siis see tumedam pool siis jääb välja poole, panete selle vastu nägu, kõrvade tagant kinni, surute nüüd selle nina osasid vastavalt oma nina kujule hästi tihedalt vastu nina ja siis teise käega samal ajal tõmbate selle ülejäänud osa siia lõua alla, nii kaugele kui ulatab. Samal ajal hoida siit ülevalt kinni, et ta paigast ära ei lähe. Lasete lahti ja mask ongi peas. Nii, et niimoodi käibki maski panemine. Oluline on see, et see ülevalt siin on kinni. Et on näinud väga palju inimesi, kes kannavad niimoodi, et see mask on täiesti niimoodi lamedalt siin peal või siis üldsegi nina on koguni väljas, eks. Sellised väga valesid võtteid on ka nähtud. Aga jätke siis meelde, et praegu, mis niimoodi mul peas on, ongi õige. Maski äravõtmine, ükskõik kas siis söömise ajaks või siis lihtsalt äraviskamiseks, siis proovige seda nüüd välispinda mitte katsuda. Ma panen siia salvrätiku alla, võtke siit kõrval tagant ära, võimalikult vaikselt, et ei raputa seda maski. Nüüd selle saastatud pinnaga, mis siin väljapoole jääb, panete selle siia alla poole. Nii, nüüd on siis 2 võimalust, kas te nüüd olete restoranis ja kuskil sööte näiteks, siis te võite siia teise salvrätiku peale panna näiteks. Ja siis tarbite midagi ära ja siis saate pärast edasi kasutada seda sama maski koheselt. Siis nüüd uuesti pähe pannes muidugi see nina kuju võib olla paigast läinud. Ja samamoodi seda lõua alla sikutades tahes-tahtmata ikkagi kuidagi moodi, et sõrmed ikkagi puutuvad kokku selle saastatud pinnaga, et sellisel juhul ikkagi ka kohe pesete käed ära või siis desinfitseerite. Kui te tahate selle nüüd ära visata, siis selleks on nüüd võimalus niimoodi, et kõige parem on see, et panete ta kuskil salvrätiku peale, siis voldite ta nüüd selliselt, et see näopoolne pool nüüd voldite pooleks niimoodi, et see mis näopool oli ennem, et see jääb nüüd väljapoole, see heledam pool jääb väljapoole. Ja siis niipidi pikutiga voldite ära ja siis veel teistpidi ka. Nüüd panete ta kuskil mingi pakendi sisse, kas siis riidest pakendisse või siis kilekotti ja siis koos selle pakendiga saate selle ära visata. Võite selle pakendiga ka selle koju tuua. Mis selle koju toomise eesmärk on siis see, et kuigi tavaolukorras seda maski soovitatakse kasutada ainult ühel korral, mis on siis 3 tundi ja seejärel ära visata, siis kriisiolukorras ei ole paljudel inimestel uusi maske saada, et ikkagi kasutatud mask on tihtipeale parem kui üldse maski ei ole, eks ju. Et ainult 3 erandit on sellisel juhul on see, et esiteks, et selle maski korduv kasutamiseks on vaja ta kõigepealt ära puhastada.
Aga sellele eelduseks on 3 tingimust, et te pole selle maskiga siis see kuskil kannatada saanud, eks ju. Ja teiseks on see, et kui te ei ole selle maskiga käinud kuskil väga kõrge riski piirkonnas, näiteks haiglas. Ja 3. on siis see, et ei ole teda seest süljega väga ära määrinud, et see ei kogunenud väga palju sülge, eks ju. Et kui need 3 tingimust on täidetud, siis on seda maski võimalik tegelikult taaskasutada, pannes ta siis kuumuse kätte 70 kraadi kuivas kuumuses 30 minutit ja see mask puhastub viirustest. Ja siis võimalik teda jälle kasutada. Aga kui seda maski on juba süljega määritud väga olulisel määral, siis ikkagi see mask tuleb ära visata. Lisaks on ka see oluline, et paljud arvavad, et seda võib ka puhastada desinfitseerimisvahendiga, siit piustades välja poolt. Desinfitseerimisvahendid küll tapavad viirused ära, aga nad hävitavad ka või rikuvad selle materjali omadusi, mis peaksid seda maski kaitsma kandes. Niimoodi, et kui te ei taha seda maski ära rikkuda ja tema omadusi vähendada, siis ärge kasutage mingisuguseid desinfitseerimisvahendeid. Samuti ei aita ka see, kui te jätate nädalaks ajaks näiteks seisma, eeldusel, et see viirus nädalaga muutub mitteaktiivseks. See on küll kõik õige, see viirus tõepoolest nädalaga muutub mitteaktiivseks, aga kuna te olete seda juba korra kasutanud, siis on tõenäoliselt siia koguneb teil mingisugused süljepiisad ja sinna piiskade peale, kus on kõik puhastamata, siis kuumutamata, siis sinna hakkab kogunema bakter, tekib bakteriaalne keskkond ja nüüd, kui te järgmine kord kasutate, siis te panete selle keskkonna endale otse vastu nägu ja tekitate hoopiski uut tüüpi probleemid endale. Nii jätke siis meelde, et lihtsalt vedelema jätmine ei tee seda maski paremaks ja samuti ei saa teda ka mingisuguste kemikaalidega puhastada. Et kuiv kuum õhk 70 kraadi 30 minutit. Nii, et me olen selle maski koha pealt ära rääkinud. Need ülejäänud kirurgimaskid täpselt samamoodi, näete, heledam pool siin, tumedam pool siin, see värvilisem pool jääb välja poole, kõrva taha, pigistate nina juurest kinni, tõmmata siit lõua alla, valmis. Äravõtmine, murrata pooleks, koti sisse ja priige hästi. Kõrval on mul veel ka respiraatorid, on olemas siis respiraatorid ilma õhu väljalaske klapita ja õhu väljalaske klapiga, sellised. Ikka plasmast tükk on siin peal. Mis nende erinevus on siis see, et ma räägin ka selle tavalise ilma väljalaske klapita ära, et see filtreerib siis mõlemas suunas. Et kui terve inimene kannab seda, siis väliskeskkonnas olevad viirused ei tule läbi selle maski sisse ja ka vastupidi, et haige inimene võib seda kanda ja tema pisikud, tema viirused siis ei lähe läbi maski välja, mõlemad pidi filtreerib. Sellise maski puhul töötab see selliselt, et sisse hingatav õhk tuleb läbi filtri, läbi selle pinna kõik siit ja siis kaitseb seda inimest, kes seda kannab, aga välja hingatav õhk läheb ilma igasuguse filtreerimiseta välja. Seetõttu ei tohi haiged inimesed klapiga maski kanda mitte mingil juhul. Klapiga maski haigel inimesel võrdub samaga, mis sellel haigel inimesel ei ole üldse maski peas. Kui teil nüüd on ikka olukord kodus, et teil ei ole tõesti võtta seda ilma klapita maski, siis on võimalik see klapp lihtsalt mingisuguse väga korralikult mingi teibiga kinni panna selliselt, et siia ei jää ühtegi õhuavavust ja sellisel juhul see klapiga mask muutub siis klapita maskiks, muutub samaväärseks, et siis võivad seda ka haiged inimesed kanda. Selle maski panemine käib siis niimoodi, et see mask läheb siis pea taha, mitte kõrvade taha, vaid pea taha, et hoiate siit ees kinni, panete siia pea taha, et ma jätsin prillid pähe, tegelikult ilma prillideta seda parem teha, panete siia pea taha, jätate kuskile siia kõrva, üles siia kukla taha, panete ka selle maski endale siia ette. Nii. Ja sama põhimõte kehtib ka, et siin on see traat, millel on siis võimalus painutada, et ta võtaks selle ninakuju täpselt, et siit kuskilt õhku siit nina kumeruste juurest ei tuleks sisse. Ja samamoodi hoiate kinni ja tõmmate alt lõua alla. Ja siis need kummid, üks läheb siia kõrva peale, üks läheb siis kõrvast tahapoole, niimoodi, et nad hoiavad ilusti seda maski tihedalt vastu nägu. Seda traati võib olla üsna raske vajutada, sest on palju paksem ja jäigem kui kirurgimaskide traadid. Et siis on ka selline soovitus, et võite juba enne, kui hakkate
maski kandma, te võite sellel maskil juba ära painutada teatud nurga all, mis te enam-vähem arvate teie ninakuju olevat mingil, enam-vähem, et siis on teil pärast vähem painutada. Kui te nüüd pähe panete selle, jälle ma jätsin prillid pähe, niimoodi, panete selle ära, niimoodi, siis nüüd mul on see viimane lõpp, see viimane timimine on palju kergem. Ja kuidas siis seda maski nüüd kontrollida, kas ta on tihedalt vastu nägu, et siis katate selle filtri võimalikult palju kätega ära ja puhute hästi kõvasti välja. Ja siis te tunnete, kui kuskilt hakkab õhku välja tulema. Et siis järelikult ei olnud maskil korralikult peas. Mina ei tunnud kuskilt mingid õhku liikuvad. Et järelikult see mask on mul üsna korralikult peas. Ja äravõtmine ma näitasin ka samamoodi. Võtad ainult nendest kummidest kinni ja hästi vaikselt, et see maski hakkas kuskile poole hüppama. Ja niimoodi ja proovida ta nüüd siis ära saada. Ja samamoodi siis, et mitte seda pinda katsudes panete ta siis näiteks salvrätikute vahele näiteks ja siis panete ta kilekotti ja siis prügikasti. Ja pärast seda loomulikult tuleb ka käed ära pesta. Et neid maskisid on nüüd need respiraatorid lisaks sellele, et nad on klapiga või klapita. Müüakse neid siis erinevates kogustes, näiteks siin on 3 maski karbis ja siin on nad ühekaupa. On olemas ka suurtes karpides, näiteks 50 maski suures pappkarbis ja nii edasi. Et siin on väga oluline vahe nende respiraatoritel on see materjalide erinevus ja selle kaitsevõime, mis on siis vastavalt jagatud kategooriatesse FFP1, FFP2, FFP3. Et kui nüüd rääkida, ütleme, meditsiinivaldkonnas, siis FFP1 enamasti üldse ei kasutata, et see on ainult hädavariant, eks ju, et kui teil üldse mingit maski pole, eks ju, see on umbes ka samamoodi nagu kirurgimaski kasutamine, et see on alati parem, kui ei ole üldse maski, aga samas on see, et kui teil on võimalik saada ikkagi FFP2 või FFP3 mask, siis nende maskidega on see kaitsevõim palju parem. FFP2 kaitseb 94% viirustest ja FFP3 kaitseb 99% viirustest. Nii. Ja siis kui väike osagi viiruseid peaks kuidagi läbi maski tulema, siis alati, kuna see viiruse kogus on niivõrd väike, ta ei ole seda kriitilist massi ületanud, siis tavaliselt meie organism saab nende üksikute viirustega väga hästi hakkama ja me ei jää üldsegi haigeks. Et jätke siis meelde, et ega maskid ei peagi 100% kõik ära kaitsma, vaid peavad kaitsma ainult selle kriitilise piirini, eks ju, millest edasi siis me jääksime haigeks. Niimoodi, et siin on mul ka näha, eks ju, siin kõrval on mul siin maskide peale kohe kirjutatud, kas nad on siis FFP3, eks ju, mis on siis kõige parem maskitüüp, eks ju, ja siis on ka natukene väiksemad klassiga, siit hästi ei ole näha, aga siia peale kirjutatud FFP2. Ja siis sellel pakendil oli ka kirjutatud FFP2 siia kõrvale, eks ju, klapiga siis, eks ju. Ja see, mis mul siin oli, mis on siis ilma klapita, on siis ka FFP2. Et nüüd on see enam-vähem teie selge, kuidas maskide kasutamine käib ja alati jätke siis meelde, et enne maskide kasutamist ja pärast alati peske käsi sooja vee ja seebiga. Aitäh!